Tere! Täna räägime millestki, mida, olgem ausad, enamik meist jääb natuke tüütuks kohustuseks. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et just see on tegelikult üks teie kõige võimsamaid tööriistu, et leida, neid päris tippe? Just nimelt, me räägime ametijuhenditest. Ja kohe vaatamegi, kuidas muuta see pealtnäha igav dokument tõeliseks magnetiks, mis tõrmab liki just neid õigeid inimesi. Nii, ja siit tuleb see küsimus, mis on ilmselt, paljudele tuttav tunne. Sa paned kuulutuse üles, ootad põnevusega ja mis sa vastu saad? Kas täieliku vaiksuse? Või siis, teate küll, hunniku CV-sid, mis ei lähe mitte kuidagi teemasse. See on ikka päris masendav, eks ole. Aga teate, tihtipeale, ja see ongi kogu asja konks, peitub vastus kohas, kust me ei oskagi seda otsida. Jah, just nimelt, ametijuhendis endas. See on see justkui salajane koostisosa, mis tegelikult määrab, kes lõpuks teie uksele koputab. Okei, aga miks see nii on? Sest liiga paljude jaoks on see, lihtsalt formaalsus. Üks paber, millel on vaja linnuke taha saada ja asi korras. Aga vot just see mõtteviis ongi põhjus, miks teie postkast on kas täis valesid kandidaate või mis on veel hullem, lihtsalt tühjusest kaigub. Proovime mõelda sellele hoopis teise nurga alt. Ametijuhend ei ole mingi suvaline personaaliosakonna dokument. See on teie ettevõtte kõige esimene ja tegelikult ka kõige olulisem müügikõne tulevasele tipptöötajale. Mõelge sellele kui turundustekstile, päriselt ka. See peab olema sama hästi läbimõeldud ja sama kõitev kui teie kõige kallima tootereklaam. No nii, nüüd kui me teame, miks see oluline on, lähme asja tuuma juurde. Enne kui te kirjutate kas või ühe ainsa sõna sinna juhendisse, tuleb teha ära üks ülioluline kodutöö. Ja see on tööanalüüs. See on absoluutselt kõike alus. Ilma selleta ehitate maja otse liivale. Aga mis asi see tööanalüüs siis täpsemalt on? Lühidalt öeldes on see süstemaatiline viis, kuidas päriselt aru saada, mida sellel ametikohal tegelikult tehakse. Millises keskkonnas töötatakse ja, mis on eriti oluline, milliseid teadmisi, oskusi ja võimeid on vaja, et selles rollis edukas olla. See on ikka palju enamat kui lihtsalt mingi ülesannete nimekiri. Ja kus seda infot siis saada? Kõige tähtsam reegel on see. Hea analüüs ei toetu kunagi ainult ühele allikale. See on alati kombinatsioon. Nii et räägige inimestega, kes juba teevad seda tööd ja räägige nende juhtidega, minge ja vaadake ise peale, kuidas tööd tehakse, olge kas või päevakese töövari ja muidugi konsulteerige valdkonna ekspertidega. Ainult niimoodi saate kokku panna terviklikku ja, mis peamine, realistlikku pilli. Nii, kui see vundament, see põhjalik tööanalüüs on nüüd ilusti paigas, saame hakata maja ehitama. Ja selleks on meil olemas üks väga selge ja konkreetne 6-sammuline raamistik. See aitabki meil kokku panna sellise ametijuhendi, mis on selge, informatiivne ja ahvatlev. Siin see ongi meie 6 punktist koosnev tegevuskava. Lähme neid samm-sammult ja rahulikult läbi. Esiteks, põhiandmed. Ametinimetus, osakond, asukoht, kõik peab olema kristallselge. Teiseks, põhiülesanded. Siin on oluline nipp. Ärge lihtsalt lootlege tegevusi, vaid selgitage, miks need on ettevõttele olulised. Millist väärtust see roll loob? Kolmandaks, oskused. Olge konkreetsed nii tehniliste kui ka pehmete oskuste osas. Neljandaks, töötingimused. Kirjeldage ausalt keskkonda, tööaega, paindlikkuse võimalusi. Ja nüüd kuulake eriti tähelepanelikult, sest järgmised 2 punkti on need, mis eristavad lihtsalt head pakkumist suurepärasest. 5. punkt, arenguvõimalused. Parimad talendid tahavad kasvada. Näitage neile, et teie juures on see võimalik. Ja 6, mis on tänapäeva turul absoluutselt kriitiline, kompensatsioon ja hüved. Olge palgavahemikuga läbipaistvad, see loob usaldust kohe esimesest hetkest alates. See 6-sammuline raamistik on suurepärane alus, aga me peame rääkima ka sellest, kuidas ajaga kaasas käia. Sest olgem ausad, töömaailm on tohutult muutunud ja see vana, natuke tolmune lähenemine ametijuhenditele, see lihtsalt enam ei tööta. Ja siin on see erinevus lausa mustvalgelt näha. Ühel pool on see vana kool, fikseeritud jäik nimekiri ülesannetest, kus fookus on ainult tehnilistel oskustel. Aga teisel pool on uus lähenemine. Siin räägitakse paindlikkusest, kohanemisvõimest ja mis väga oluline, ettevõtte kultuurist. Fookus on tulemustel ja mõjul, mitte pelgalt tegevustel. See on suur vahe. Ja see viibki meid ühe väga olulise mõtteni. Kaasaegne ametijuhend ei küsi enam ainult, et mida sa oskad teha. See küsib hoopis, millist väärtust sa lood ja kuidas sa meie kultuuri sobitud. Sest parimad kandidaadid, nemad ei otsi tänapäeval lihtsalt tööd.
Nad otsivad kohta, kuhu nad tunnevad, et nad päriselt kuuluvad. Okei, oleme nüüd päris palju läbi käinud. Võtame selle kõik kokku ja jõuame selle kõige olulisema järelduseni. Mis on see üks ja ainus mõte, mis peaks kogu sellest jutust meelde jääma? See ongi siin. Suurepärane ametijuhend ei ole mingi tüütu bürokraatlik nõue, mille peab lihtsalt ära tegema. See on strateegiline võimalus. See on võimalus meelitada ligi just neid talente, kes päriselt ka teie äri edasi viivad. See on teie võimalus rääkida oma lugu ja kutsuda pardale just need inimesed, kes aitavad teil saavutada midagi tõeliselt suurt. ja ma jätan teid ühe viimase mõttega, ühe küsimusega. Võtke nüüd, päriselt ka, pärast selle kuulemist oma praegused ametijuhendid ette ja vaatage neid täiesti ausa kriitilise pilguga. Kas see, mida te seal näete, on lihtsalt üks igav ülesannete nimekiri või on see tõesti teie ettevõtte parim pakkumine? Sest just vastus sellele küsimusele määrabki ära, kes on see inimene, kes järgmisena teie uksele koputab. Selle ülevaate koostamisel olid meile aluseks professor emerita Maare Teichmanni põhjalikud materjalid. Suur aitäh kuulamast!